Tere kõigile! Järjekordne nädal on möödas ja aeg on teha kokkuvõtteid. Möödunud nädala märksõnadeks on Gruusia, Gruusia ja veel kord Gruusia. Gruusiast räägitakse viimasel ajal päris palju. Räägitakse Eestis, räägitakse ka Euroopa Liidus. Minul oli võimalus võõrustada kohtumist Gruusia parlamendi liikmetega, toimus regulaarne Euroopa Parlamendi ja Gruusia parlamendi vaheline kohtumine, kus siis vaadatakse Gruusia arengu kõiki aspekte, kõiki valdkondi, kus Gruusia on viimasel ajal kas reforme teinud või reformid on pooleli või plaanitakse midagi teha. Meie kohtumine oli päris murelik. Ta oli murelik ka selles mõttes, et me ei suutnud kohtumise lõpus vastu võtta ühisdeklaratsiooni. Võib ju küsida, mis vahet, kas deklaratsioon on vastu võetud või ei, aga sellel on ka sümboolne väärtus. Mitte kunagi varem ei ole lõppenud Euroopa Parlamendi ja Gruusia parlamendi kohtumised selliselt, et ühist dokumenti vastu ei võeta. Milles siis seisnes kriitika? Kõigepealt valimissüsteemi muutmine. Gruusia parlament, võimul olev erakond, millega ühinesid ka kõik opositsioonis olevad poliitikud, lubas Gruusia rahvale, et muudetakse põhiseadust selliselt, et järgmised parlamendivalimised, mis toimuvad käesoleva aasta oktoobris, toimuvad 100% proportsionaalse süsteemiga. Proportsionaalne süsteem on selline, nagu on Eestis. Et igas valimispiirkonnas jaoskonnas võidu saanud erakond saab kõige rohkem hääli, aga ka teised, kes ületasid valimiskünnise, saavad hääli. Siiamaani töötab Gruusias süsteem, kus on sisuliselt pooleks proportsionaalne ja majoritaarne süsteem. Majoritaarne valimissüsteem tähendab seda, et kui keegi võidab piirkonnas, saab ta kõik selle piirkonna hääled. Mis tähendab, et opositsioonil on väga vähe võimalusi parlamenti saada, mis tähendab, et koalitsioonide tegemine on raskendatud või võimatu. Ja see on ka põhjus, miks on Gruusial soovitatud üle minna proportsionaalsele valimissüsteemile ja Gruusia ise on ka seda lubanud. Niisiis novembris parlament ei teinud seda, mida oli rahvale lubanud. Inimesed tulid tänavatele, oli rahutusi, opositsioon kasutas seda võimalust ja Gruusia on saanud viimastel kuudel päris palju kriitikat oma valimissüsteemiga. Teiseks probleemiks on olnud kohtusüsteem, kohtunike valimine, kus seatakse kahtluse alla, kas ikka valitakse kõige pädevamaid või valitakse neid, kes on poliitiliselt kuulekad ja võimuerakonnal ustavad. Ja mööda ei saa ka minna viimase aja arreteerimistest ja ülekuulamistest, mis puudutavad valdavalt kõiki väljapaistvaid või tuntud opositsioonitegelasi või opositsioonierakondade juhte. Viimane taoline juhtum oli endine Gruusia linnapea Gigi Ugalava, kes arreteeriti kuriteo pärast, mille ta pani toime 7-8 aastat tagasi ja mille eest ta juba ühe karistuse kandis ära. Ma ei oska täna hinnata, kas see oli õige vastavalt Gruusia seadustele, aga jätab väga kehva mulje. Nii et need olid need küsimused, kus me olime Gruusia osas päris kriitilised ja ega Gruusia võimuerakonnal ei olnud häid vastuseid. Muidugi olin ma pettunud, et deklaratsiooni vastu võetud ja siin pean ma süüdistama ka mõnesid oma Euroopa Parlamendi kolleege, kes püüdsid muuta deklaratsiooni liiga sisepoliitiliseks, lisada sinna liiga palju sätteid, mida mitte ükski riik teda puudutavast deklaratsioonides näha ei taha. Nii et sisuliselt nende tegevus oligi suunatud ühisdeklaratsiooni läbi kukutamisele. Aga see selleks, see on nüüd minevik. Minult on küsitud, mida see tähendab Gruusiale. Kas Euroopa Liidu ja Gruusia suhted muutuvad? Täna ma seda ei ütleks. Euroopa Liit, Euroopa Parlament ei tunnista Gruusia okupeerimist, on korduvalt kinnitanud Gruusia okupeerimise mittetunnustamist ja territoriaalset terviklikkust, seda jätkatakse. Kindlasti jätkuvad projektid, jätkuvad programmid, mis juba praegu on käsil, aga selge on ka see, et Gruusia poole vaadatakse murelikult. Ja kui selgub, et need esimesed sammud ei ole mitte lihtsalt väikesed kõrvalekalded või väikesed viivitused demokraatia teel, vaid viivadki Gruusiat tagasi sinna, kus Gruusia oli 10 aastat tagasi, siis peab muidugi Euroopa Liit oma poliitika üle vaatama. Praegu aga on Gruusias valimiseelne aasta, valimised toimuvad oktoobris ja kõik tahavad, et need valimised toimuksid võimalikult rahulikult,
võimalikult ausalt, vastavalt kõigile nende reeglitele, nagu demokraatlikes riikides valimised toimuvad. Nii et Euroopa Liit ei ole Gruusiale selga pööranud, aga meievahelistes suhetes on praegu päris palju murelikke noote. Minu poolt tänaseks kõik, ilusat algavat töönädalat!